oleme oma rännakutega jõudnud Aafrikasse ja oleme Etioopia pealinnas Addis Abebas. Eile õhtul saabusime siia ja täna lähme linna avastama. Kohal! Nagu korralikud turistid ikka, siis esimese asjana tuleb minna muuseumi. Viimane keiser räägib lastega. See mu kõrval olev Lucy oli siis leidmise hetkel kõige vanem hominiid, mis leitud üle 3 miljoni aasta vana ja põhimõtteliselt läks veel 3 miljonit aastat, et saada inimeseks. Aga inimkonna häll on see Etioopia igal juhul. Kenya, Tanzania, Malawi and South Africa. And out of these 6 African countries, Ethiopia has the richest and the most complete record. 3.2 million years ago. This mountain called. Muuseum nähtud ja lähme edasi, vaatame kirikusse. Which was built by Italian architects. Siin kirikunurgas on kogu maailma viimase kristliku keisri Haile Selassie hauakamber ja tema abikaasa samuti. Keisri palvetroonid. See Etioopia kirik on väga põnev. Neil on uus ja vana testament nagu meie kirikutelgi, aga samas näiteks see, kuidas nad palvetasid, oli pigem moslemi kombe kohaselt, et nad olid seinte ääres, uste taga, nurkades, aga samas kõik ikoonid ja kõik olid sellised nagu meie kirikus ja kusjuures ka kõik pühakud olid valged, et ei olnud mustasi pühakuid. Huvitava asjana olid siin kirikus veel trummid, mida kuskil tseremoonias kasutatakse, mida kuskil Euroopas küll näinud ei ole. Ja lisaks selline pikk kepp, mille najale saab ennast toetada, et lihtsam seista oleks. See kirik on siis nii püha, et meid siia sisse ei lastud, aga paistab, et me ei ole ainukesed, päris palju on inimesi, kes palvetavad siin väljas. Läheme kohvi jooma. Toodi meile viirukit. Natukene hobusetekki, lõpus karusmari. Ma arvan, see kõige kangem kohvi, mis kunagi joodud on. Kohvikohast kingiti selline sall. Vaevalt, et siin kokkuvõttes mingid tasuta lõunaid on, aga tore ikkagi. Addis Abeba areneb suure kiirusega. Igal pool ehitatakse midagi. Siin elab tegelikult üle 3 miljoni inimese ja see on Aafrika suuruselt 5. linn ja see on ikka tõeline keskus siin Aafrika sarves, kus me oleme. Siin taustal on Pan-Aafrika monument. Kuna Etioopia oli esimene vaba riik Aafrikas, siis ta on vedanud seda Aafrika Liidu ja ühtse Aafrika asja väga suurelt ja veab siiamaani, et Aafrika Liidu peakorter asub ka siin Addis Abebas. Muuseum on pühendatud siis Adva lahingule ja sellele, et Menelik II võitis Itaalia vägesid. Ja selle tagajärg oli see, et Etioopiat ei kolonialiseeritud mitte kunagi. Ta on Aafrika vabaduse sümbol ja oli ainuke Aafrika riik, millel selline saatus oli. Muuseumi hooned ise on mega uhked, aga see sisustus on selline pigem tagasihoidlik.
selle mandri poes laiali. Gluteeni vaba. Gluteeni vaba. Jah, see oli ju, see on mingi muu vili. Indrek on meil professionaal. Sellist Kuuba sõpruse ja kommunismi ausammast siin näha on väga kummaline, sest see Mengistu režiim lõppes juba 1991. aastal. See ei ole nende ajaloo kõige helgem osa, et see oli ikkagi päris kole režiim ja see, et selle kommunistliku režiimi mingid ausambad siiani on linnapildis näha, see on päris kummaline. Pakuti, et siin saab kohalikke jooke proovida. Tundub paljulubav koht. Need kirmud ei tee meile midagi. Risto läks nagu... Sa mõtlesid see pealekas või? siin juba näeb see kodulu. Pillet on ምናምን አለ የለም አይደለም እሺ በቃ መለኪያ ጨምሪ እነዚህ የሚቀዳላቸው እንዴ መለኪያ ጨምሪ väga hull on, aga ei ole. Megatilli. Siiamaani tipphetk kindlasti. See on päris räiged need palavad. Rahvusvaheline. Arvasin, et see elu läheb alles mõne päeva pärast meil huvitavaks, aga tegelikult saime enda esimese päris Aafrika tunde siinsamas pealinnas, paari kilomeetri kaugusel kesklinnast. Maine. Siin on tunda lõkkesuitsu, eukalüptipuu vingu.